Minu nimi on Reet Aus ja oma doktoritöö tegin ma jätkusuutliku disaini alal. Ennekõike siis pidades silmas ülejääke ehk siis jäätmeid moe- ja tekstiilitööstuses. Aga selline põhiline haridus on mul ikkagi disainis ehk siis ma olen moedisainer. Kui me räägime sellest ettevõttest, mis tegeleb kollektsiooni tootmisega, siis see ettevõte sai tegelikult alguse väga suuresti hoopis akadeemilisest uurimusest. Ehk siis kuidas oleks võimalik rõivaid valmistada niimoodi, et nende rõivaste keskkonnamõju oleks kas võimalikult väike või et nad oleks positiivse keskkonnamõjuga. Ehk siis leida võimalusi, kuidas lahendada probleeme moetööstuses. Ja ettevõtte Aus Disain, mis siis tegelebki kollektsiooni Reet Aus disainimise ja tootmisega, ongi sündinud puhtalt vajadusest siis luua alternatiiv sellisele tavamoele või kiirmoele. Jätkusuutlik areng või jätkusuutlikkus tähendab seda, et me ei mõtle mitte ainult tänase peale, vaid me mõtleme pikas perspektiivis. Ja ettevõtluses tähendab see ennekõike seda, et sa oled teadlik väga täpselt kõikidest protsessidest, millega su ettevõte seotud on ja millised on need tagajärjed, kõikide tegude tagajärjed. Jätkusuutlik ettevõtlus vaatab alati mitut aspekti. Ta ei vaata ainult majanduslikku aspekti, vaid ta vaatab seal juures ka sotsiaalset ja keskkondlikku aspekti. Ma ütlen ausalt, ma ei tegelekski ettevõtlusega, kui see ei oleks jätkusuutlik. Ma lihtsalt ei näe võimalust üldse asju teha teistmoodi ja ma ei saa aru, miks peaks tegema asju teistmoodi. Sest et esiteks on see lihtsalt terve talupoja mõistus, teiseks mul on lapsed ja ma tean, et ma soovin, et nende elu oleks vähemalt samaväärne, kui on minu elu. Selleks, et ettevõte oleks jätkusuutlik, on ennekõike vaja aru saada, mida sa teed, kuidas sa teed ja mis siis on need aspektid, mida saaks teha või saaks muuta. Et kui alustada ettevõtlusega, siis on see alati palju lihtsam, kui sa juba alustad jätkusuutliku ettevõttega. Juba toimivat ettevõtet jätkusuutlikuks muuta, ma arvan, on tiba keerukam, sest et paljud protsessid on juba seal kohal ja toimivad ja nende süsteemide ümbermuutmine võtab kindlasti kauem aega. Ettevõtluses on vaja eetiline olla kõikidel nendel samadel põhjustel, miks on vaja olla jätkusuutlik, aga jätkusuutlikkus on selline nagu vihmavari, mille alla tegelikult mahub ka eetilisus. Et tihtipeale me ikkagi eetilisusest räägime sotsiaalsete probleemide kontekstis, mis eriti rõivatööstuses on viimase 20 aasta jooksul tõusnud ikkagi väga teravaks teemaks, ennekõike tänu kiirmoele. Ma olen ise isiklikult oma silmaga näinud Bangladeshis, kuidas niisugused 6–8-aastased tüdrukud trükivad Saara T-särke. Ja ma arvan, et see on selline pilt, mis muudab su elu märkimisväärselt, sest et sa saad aru, et on meie hulgas ikkagi inimesi, meie hulgas on ettevõtlust, kus ei arvestata teiste inimestega. Ehk siis eetiline ettevõtlus tõepoolest jälgib väga hoolikalt seda, et kõik protsessid on teostatud selliselt, et kellelegi ei tehta liiga. Ja tihtipeale on seal nii palju lülisid, et kui isegi Saara mõtleb, et ta sooviks eetiliselt toota, siis ta on üles ehitanud oma tootmisahela selliselt, et ta tegelikult ei tea, kes talle tööd teostab. Ja tänu sellele mitte läbipaistvusele tekivadki sellised olukorrad, et tegelikult me ei vastuta oma tegude eest, sest et me isegi ei tea, kes neid tegusid teeb meile. Mulle tundub, et väga suur hulk meie kliente on sellised, kes jagavad neid samu väärtuseid, mis meiegi ja see on põhjus, miks nad ka meie juurde tulevad. Kuna me oleme ikkagi väga kontseptuaalne disainerbränd ja meie jaoks esimene ja kõige olulisem väärtus on see, et me muudame maailma paremaks, et me pakume alternatiivi, et me teeme midagi paremini, kui teevad paljud teised ja paremini mitte emotsionaalses mõttes, vaid paremini väga praktilises mõttes just nimelt selles samas jätkusuutlikkuse kontekstis, et me suudame oma toodetega lahendada ühte väga suurt probleemi ühes väga suures globaalses tööstusharus. Ja mulle tundub, et need inimesed, kes on seda mõistnud ja on ka mõistnud, et see probleem meil valitseb, nendega me olemegi sellises sarnasel väärtuste skaalal ja oleme sellise vaikiva kokkuleppe teinud, et me üheskoos soovime seda maailma paremaks paigaks muuta. Kui ettevõtlusega alustada, siis peab päris kindlasti kõigepealt aru saama, et mis on, mida sa teha soovid. Ja tõesti praeguses ajas on ikkagi ennekõike mõistlik minna sellisele nagu jätkusuutlikkuse radadele. Ei ole mõtet luua midagi, mis 3, 4, 5, 20 aasta pärast on valdkond, kuhu juba poliitilistel ja keskkondlikel kaalutlustel
investeeringuid ei tehta. Et see on igal pool, see on nii disainis, autotööstuses, rõivatööstuses, see on igal pool niimoodi. Homne päev kindlasti on jätkusuutlik ja kui eriti kui mõelda selle peale, et siin paar päeva tagasi avaldati ÜRO kliimaraport, mis toob välja ka väga selged numbrid, kuhu on plaanis järgmise 15-20 aasta jooksul põhiliselt investeerida, siis noor inimene peaks olema lihtsalt teadlik sellest, et see on päris kindlasti ikkagi jätkusuutlikkusega seotud valdkond ja sinna tasub minna ja seal tasub vaeva näha, sest seal on neid lahendusi kõige rohkem ka vaja ja seal on see tekkiv turg ilmselgelt kõige suurem praegu.